Tere kõigile, aitäh Tõnu, ma ei ole peremees. Aga aitäh sellegipoolest sissejuhatuse eest. Tere tulemast kõigile, kes te olete täna siia kogunenud. Tere tulemast kõigile neile, kes te meid jälgite virtuaalis. On hea meel, et saame täna siin kokku. Maa-amet oleks pidanud seda aastapäeva tähistama aasta alguses, aga oli kriisiaeg, siis tuli hädaolukord. Ja ma loodan, et tänase päeva tähistame Maa-ameti päevana ja ma soovin kõigile, et kõik on terved edasi ja et järgmine olukord on jõuluolukord. Et midagi head. Selleks, et natuke sisse juhatada, me peame väga lugu sellest, et me räägiksime, mida me Maa-ametis oleme teinud ja teeme, mida me kavatseme teha ja milliseid teenuseid osutada, et oleksite kursis sellega, mida saab kasutada täna ja mida homme. Me peame väga lugu sellest, et te oma küsimustega või ettepanekutega annaksite meile tagasisidet, et me paremini mõistaksime oma rolli tänases Eestis ja tulevikus. Tänasele konverentsile pealkirja otsides me ei jäänud pidama 30. aastapäevale, vaid selleks pealkirjaks sai geograafia teeb meist naabrid, ühised vajadused teevad meist partnerid. See on laenatud. Selle originaal on president Kennedylt, John Fitzgeraldilt, kes tegelikult ütles veel laiemalt, et geograafia on teinud meist partnerid, ajalugu on teinud meist sõbrad, majandus on teinud meist partnerid ja ühised vajadused teevad meist liitlased. Geograafia on maateadus ja geo on maa. Maa on meie maa. Maa on riigimaa, vallamaa, minumaa, naabrimaa. Maa on riigikaitsemaa. See on ainus maa, mis meil Eestis on. Ja selle kohta andmete kogumine, selle kohta teabe omamine, üha aktuaalsema ja täpsema teabe omamine on kahtlemata oluline. Tänase päevani on Maa-ametil olnud 30 aastat teed. Paljud riigiametid on Eestis tähistanud ka 100. aastapäeva oma arengus, nagu näiteks Maanteeamet. 1918 oli Eestis moodustatud Kadastri- ja maakorraldusamet ja riigi topograafiateenistus. Ja võib-olla, kui vaatate oma tänase konverentsi kotikese sisse, siis me oleme sinna pannud ühe väikse raamatu, mis käsitleb maamõõdu kaardistamise ja kadastri ajalugu Eesti alal märksa pikemal perioodil. Ja esimene üleriigiline maamõõdu kadastri ja kartograafia teenistus loodi 1628. Sama kuninga poolt, kes Tartu Ülikooli asutamisel õla alla pani, ja see oli Lantmäteriet, Rootsi. Hiljem tuli sellest Lantmäteriet Livonia ja Rootsis töötab see amet tänase päevani. Aga Maa-amet. Ma julgen öelda, et Maa-amet on olnud edulugu. Moodustati see valitsuse määrusega jaanuaris 1990 ja kui põgusalt meenutada seda aega, siis kõigest oli puudus, teadmistest, oskustest, riistvarast, tarkvarast. Puudus oli sellest, et mõista, mis on kadaster normaalses turumajanduses. Seda tuli peaaegu nullist alustada. Kartograafia, riigi põhikaardistamine. Mäletame, et kaardistamine oli eelmise riigikorra ajal valvatud, seal oli väga palju salastatud. Täpsed kaardid olid väljaspool Eestit ja lukuvõtmed ei olnud sugugi meie käes. Geoinfosüsteemid olid vast Tartus ülikooli õppejõudude laua peal, aga praktikas olid nad väga kaugel unistustes. Ja kui meenutada seda ühte nendest teemadest, millest me ka täna räägime, maa hindamine, siis kui see 92. aastal pandi Maa-ameti ülesandeks, siis küsimus oli selleks, aga kust võtta andmeid turutehingute kohta üle pea. See oli algus ja ma olen siia kõrvale pannud ka terve rea
raamatuid, mis sümboliseerib seda, et ega Maa-amet üksi ei ole olnud selles protsessis, kogu Eesti on olnud, ja maaga seonduv seadusandlus on olnud eriti 90. aastatel, aga ka hiljem väga tõsises arengus, asjaõigus, kinnistusraamatuseadus, kadaster ja nii edasi ja nii edasi. Maareform oli ja on veel siiani Maa-ameti üks oluline töövaldkond ja kindlasti ka sellele hinnangu andmisel on maamõõtjatel vaja mingit reeperit. Kui selleks reeperiks on taevane isand, siis kindlasti võib öelda, et reformi oleks võinud mingis valdkonnas teha paremini. Aga kui võrdleme reformi kas või meie lõunanaabritega ja võrdlev analüüs annab meile olulisi seisukohti, siis me ei ole Eestis maareformi teinud sugugi halvasti. Maa-amet on olnud edulugu. Maa-ameti tänased teenused ei tulnud. Nii, tuleb harjutada. Ma tulen teinekord jälle rääkima, siis ma juba teen paremini selle aparaadi. Maa-ameti tänased teenused hästi lühidalt on siin terevaates teie ees ja mul on hea meel, et ma ei pea kõike detailselt siin läbi kõnelema, sest ka minu kolleegid on täna oma ettekannetega siin, aga hästi lühidalt riigi maatoimingud, mis on müügid, mis on rendid, mis on kasutusvaldused, mis on isiklikud kasutusõigused, mis on servituudid ja nii edasi ja nii edasi. Nende lepingute, nende dokumentide vormistamine ja kõikide nende õiguste asukoha kajastamine ka katastrikaartidel. Maakatastri pidamine on olnud kahtlemata suur töö ja algas see väga nullist ja see, kuhu täna oleme jõudnud, sellest kohe hetke pärast. Maakataster on kindlasti see, et Eestis on 2 registrisüsteem, kui nii võiks öelda, kinnistusraamat ja kataster. Kinnistusraamatus on selgelt kirjas, kes on omanik ja millised õigused tal on. Kataster ütleb ja näitab seda, kus see omandiüksus ka looduses füüsiliselt asub ja näitab ka seda, kas see on põllumaa, metsamaa või sinna võib midagi ehitada. Geodeesia, geoloogia, need on kõik alusandmed selleks, et meil oleks olemas süsteem nii maamõõdu, kartograafia kui ehitustegevuses, et meie mõõdistamised oleksid ühes süsteemis. Topograafiliste andmete hõive, Maa-amet toodab põhikaarte, Maa-amet toodab väga palju erinevaid kaardirakendusi ja kaardikihte ja võib-olla ma ei hakka seda arvu siin ise välja ütlema, aga Sule Võitspuul on täna võimalus öelda, kui palju erinevaid kaardikihte ja teenuseid Maa-amet pakub ja need on avaandmed. Maa-amet on avaandmeid toetav amet ja Maa-amet tahab olla jätkuvalt ka avatud amet oma mõtlemises ja oma töödes. Ruumiandmete analüüsimine, avalikustamine, see on ruumiandmete teenused, selleks, et erinevate asutustega, erinevatele organisatsioonidele pakkuda neile vajalikke teenuseid. Katastrist oli palju juttu. Möödunud kuu lõpul oli Eestimaa pindalast valdav osa Eesti maaisest pindalast valdavalt katastris registreeritud ja ka siia üks väikene võrdlus. Euroopa Liidus on selliseid maid, kes on näiteks Lõuna-Euroopast, kus sugugi mitte kogu riigi territoorium ei ole katastris, vaid päris märgatav osa on veel tegemata. Ehk me oleme 30 aasta jooksul jõudnud päris kaugele. Katastriga kindlasti tahaks täna öelda ka seda, et viimastel aastatel on minu arvates meie kinnisvara ja katastri pool teinud väga tublit tööd, väga head tööd koostöös Maa-ameti teiste valdkondadega, et me oleme harmoniseerinud ja ühtlustanud andmestikku katastrikaartidel ja Eesti topograafia andmekogus. Me oleme oluliselt tegelenud sellega, et meie piiriandmestik, ma mõtlen katastriüksuste piiriandmed, vastaksid sellele, millised on looduslikud piirid, on need jõed, järved. Ja
Nüüd viimane aasta on olnud hästi intensiivne koostöö kohalike omavalitsustega, kõigile tänu. Märksõna on masskanded, et me oleme teinud süsteemse analüüsi ja leidnud üles siis need maad, mis veel vajavad reformimist. Need on siis saanud endale katastritunnuse, aadressi, pindala ja jätkub nüüd siis see töö, et lähema aasta jooksul valdavalt saada selgeks, millised maad jäävad siis omavalitsustele, millised maad riigile ja erastamistega läheb veel veidi kauem. Kadastris on väga erinevaid maid. Eestimaast sihtotstarbe järgi on ligi 90% maatulundusmaa, ehk need on metsamaad, need on põllumaad. Aga kui me võtame katastriüksuseid, siis peaaegu pool on ikkagi need maad, kuhu midagi võib ehitada, on need elamud, on need ärid, on need kaubandus, mis iganes. Et see on kahtlemata ka üks vaatenurk, mida me peame ehk tulevikus veidi enam tähelepanu all hoidma, et ehitusmaa ruutmeeter paraku on üks kallimaid, mitte ainult Eestis, vaid ka teistes riikides on sama lugu, ja milliseid andmeid ja milliseid täpsusi meil on vaja, see on ilmselt ka meie üks tuleviku fookuseid. Maa-ameti edulugu, ma kordan seda, see on olnud edulugu. Kadaster kahtlemata on olnud edulugu selles mõttes, et me oleme saanud nii kaugele, et Eestimaa on, ütleme siis, kadastris registreeritud, kinnistusametiga koostöö on väga hea, notarid kasutavad meie infot. Meil on olemas lisaks sellele, kus katastriüksus asub, ka info maakasutuspiirangute kohta, on need veekaitsealad, teekaitsealad, mis iganes, aga on päris selge, et kõikide tsiviilõiguslike tehingute puhul, on need ostud-müügid, on alati vaja teada, mida siis ostetakse ja müüakse. Seda on vaja kindlasti hüpoteegipidajatel ja nii edasi. Aga siinkohal võib-olla ka seda, et see on see meie tänane olukord. Kui me veidikene vaatame jälle tuleviku poole, siis erinevaid piiratud asjaõigusi võib olla ruumiliselt niivõrd palju, et nende kajastamine ainult tasapinnal, kahemõõtmelisel pinnal ei tarvitse olla piisav, on vaja käsitleda erinevaid piiranguid sedavõrd selgelt, et meil on nad ka olemas kolmemõõtmelisena. Ehitusmaad ja metsamaad. Meil on metsamaade kohta väga hea info, meil on põllumaade kohta väga hea info. Kui me vaatame neid maatükke, katastriüksuseid, kuhu midagi tohib ehitada või kus on ehitised peal, siis kahtlemata on planeeringute süsteem ja planeeringute geograafiline esitus väga oluline. Maa-amet tahab siin olla kindlasti koostööpartner, tahab toetada oma pädevuse ja kompetentsiga, aga samas Maa-amet ka vajab planeeringute aktuaalset andmestikku ja me oleme täna oma geoportaalis juba avaldame seda, kus detailplaneeringud üle riigi asuvad ja püüame selle süsteemiga edasi minna. Kui üks seos anda, miks neid detailplaneeringuid nii oluliseks peame, õigupoolest kaks. Esimene vast see, et kui me teeme erinevaid otsuseid müükide või mittemüümiste kohta, kust riigimaad siis tõesti ära müüa või mitte müüa, siis on planeeringud kahtlemata väga olulised, et me ei teeks selliseid otsuseid, et riik täna müüb maa ja võib-olla aasta-kahe pärast vajab seda maad hoopis mingisuguseks oluliseks üleriigiliseks ehituseks. Ja teine pool on ehk see, millest täna päeva lõpus kõneldakse, on maade hindamine. Planeering on kahtlemata see, mis oluliselt mõjutab maatüki väärtust ja kui me räägime maade hindamise temaatikast, siis kahtlemata me vajame süsteemset informatsiooni ka planeeringute ja ehitusõiguse ulatuste kohta.
Maa-amet on jätkuvalt edulugu geoinformaatika valdkonnas. Maa-amet on alustanud suhteliselt ju nullist. Täna ma usun, et enamik Eestimaa inimesi on väga rahul sellega, et meil on olemas Eesti topograafia andmekogu, meil on veebiteenused, meil on mobiiliteenused, kust kaarte vaadata, lugeda, vaadata. Ja Maa-amet on selles plaanis kahtlemata suurim ruumiandmete tootja ja haldaja ja selles ei tohiks ka midagi erakordset olla. Enamikes või ma ütleks kõikides Euroopa Liidu riikides on üks riigiamet, kes sellist tööd teeb, on see Ordnance Survey või on see Landmeteriet, kes iganes. Ja kõigi nendega meil on hea koostöö ja tehnika, tehnoloogia, mis meil on täna kasutusel ja see, millises tempos me oma kaardimaterjali uuendame, millise täpsusega me seda teeme, julgen öelda, et me oleme täiesti ajakohasel tasemel täna. Aga kindlasti tuleb vaadata selle poole, millised me peaks olema 25., 30. või 35. aastal. Maa-amet on Inspire keskus, see on Euroopa Liidu direktiivi alusel, on igas riigis üks selline keskus, mis koordineerib siis Euroopa Liidu ruumiandmete infrastruktuuri direktiivi rakendamist. Inspire on siis Infrastructure for Spatial Information Requirements ja selles plaanis on siis toimunud töö 3 etapis. 2 esimest on Eestis edukalt realiseeritud ja 3 peaks jõudma tänavusel aastal lõpuni koostöös väga paljude teiega ja edaspidi ei saa nüüd jätta seda kuidagi seisma või unarusse, see vajab seda, et meil oleks pidevalt süsteem ühtne ja ühtlustatud. Siin all paremal on ka viide sellele, et ka riikide vahelised koostööd on väga olulised, siin paremal on Helsingør ja Helsingborg, ehk Euroopas pööratakse ka päris palju sellele tähelepanu, et meil oleks üle-euroopalised ruumiandmete andmebaasid sellised, et kuidas siis öelda maakeeles, et 2 riigi jutid läheksid omavahel kaardi peal ikka kokku, mitte ei oleks vähe nihkes ja kui te arvate, et see on võib-olla mõne niisuguse nõrgema maa teema, siis ka Soome ja Rootsi on Botnia lahe põhjaosas otsinud seda, kummalt poolt siis on ühe või teise tee või jõe kaardile kandmise täpsus parem. Maa-amet on oluline geodeesias, geodeetiliste võrkude juures. Geodeetilised võrgud on kahtlemata olulised selleks, et me saaks kadastrit teha. See on oluline selleks, et meil oleks ühtne süsteem kartograafias. Kindlasti on see oluline selleks, et meie ehitised, rajatised, teed, maanteed saaksid ühes süsteemis mõõdistatud ja et meie suur projekt, milles ka Maa-amet on õla alla pannud, see on raudtee ehitus, et raudtee Eesti ja Läti vahel saaks ikka niimoodi kokku, et ei tekiks sellist toredat jõnksu, nagu siin paremal all on näidatud. Maa-amet on aadresside pidaja. Kõik aadressid, kõik kohanimed ja siinkohal on hetkel ja viimastel aastatel tehtud väga palju jõupingutusi selleks, et aadressid oleks korrektsed ja paigas. Kohe-kohe seisab ees registripõhine rahvaloendus, aga see on vist teema, mille kohta mul on hea kolleeg Statistikaametist, kes oskab selle kohta paremini öelda, kas Maa-amet on oma ülesannetega jännis või mitte. Tahaksime, et me oleksime väga head selles valdkonnas. Aga Statistikaametiga on meil koostööd ka laiemalt ja kahtlemata saame ainult olla positiivsed selle koostöö üle. Nii. Eesti tulevik. Väga palju on sellest räägitud ja tulebki rääkida ja väga mahukas materjal on strateegia Eesti 2035. Tänane päev ei ole selleks ja minu järele jäänud minut ei ole ka selleks, et seda pikalt lahti kõneleda,
aga ühiskonna vajadustele vastava kvaliteetse ruumi ja taristu kujundamine on kahtlemata elukeskkonnas 2035. aasta strateegias üks eesmärk. Ja teiseks, Eesti on kõigi vajadusi arvestav, turvaline ja kvaliteetne elukeskkond. Ma olen siia toonud seda infot, mida Maa-amet on võimeline tootma, on see siis uusarendused, uuslinnaosad, et meil selle kohta oleks hea, ajakohane, relevantne, kogu riiki kattev informatsioon selleks, et siis arutada kas siis kogukonnas või planeerijatel, omavalitsuses või riigi tasemel, mida kuhu ehitada. See on kindlasti see, et me säilitaksime seda, mis Eestis on kaitstav, kas siis looduskaitse või muinsuskaitse poole pealt. Ja kahtlemata tööstus, kas selline tööstus, sellised karjäärid või kaevandused, kindlasti kõik see vajab täpset ajakohast informatsiooni, enne kui midagi otsustada. Andmed on olulised, andmeteadus on oluline. Ja mis veel? Juba läkski nulli. Uued tehnoloogiad koputavad uksele. Uued tehnoloogiad annavad uusi võimalusi. Ülemisel pildil on Maa-ameti uue lidariga tehtud andmekorje ja see on Tallinn Rocca al Mare kaubakeskus. Kuidas selle andmestiku põhjal toota mudeleid, mis kataks Eestit nii, et meil on ehitised seal, nii, et meil on seal reljeef, nii, et meil on seal metsad, pargid. See on teema kahtlemata aasta 35 jaoks. Aga kui me soovime, et 35. aastal midagi niisugust oleks olemas, nagu siin paremal all, siis me peame vägagi peatselt seama oma sihid, määratlema eesmärgid, et me õigel ajal täiendaksime oma tehnilist ja tehnoloogilist baasi, kaasaksime vastavad ressursid finantsiliselt, õpetaksime oma personali selleks, et me oleksime valmis. Maa-amet vaatab selliseid arenguid ka võrreldes Euroopa teiste maadega ja neid maid on juba, kellel on selles plaanis ka sellised pikemaajalised plaanid, nagu näiteks meie põhjanaabritel, et 6 aastaga töötada niimoodi, et katta riik ja siis edasi 6-aastases tsüklis ka uuendada informatsiooni ja Eesti võiks siin osas minna julgemalt edasi, kaasates kõiki teid, arvestades neid vajadusi, mis meil tuleb keskkonna poole pealt, mis meil tuleb ehituse poole pealt, planeeringute poole pealt, kust iganes. Mulle meeldib siia tsiteerida Ljuk Wroblewski tsitaati, et teie suurim risk pole mitte juhuslik läbikukkumine, vaid püsiv keskpärasus. Kui me tänasega jääme rahule, siis homme tänane tase enam meid ei rahulda. Täna on aeg mõelda tulevikule. Ja veel üks. Uued tehnoloogiad on toonud meie kasutusse ka satelliidiandmed ja möödunud aasta mais koostöös Keskkonnaministeeriumi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga avati Eestis satelliidiandmekeskus. Siin on Sentineli satelliidi pealt Narva ja Narva veehoidla, siin on Hiiumaa. See, kuidas seda andmestikku kasutada ja mida selle põhjal saab teha, kahtlemata siin on meil palju tööd ja tegemist. Nii palju võin küll öelda, et nii satelliidiandmed kui ka lennukitelt teostatavad aeromõõdistamised ja laserskaneerimised ja maapealsed mõõdistamised omavad oma kohta. See täpsus, mida me saame satelliitide pealt, vähemalt optiliselt, on oluliselt madalama täpsusega kui see, mis me saame lennukite pealt, aga satelliidid käivad pea iga nädal jällegi üle Eesti ja Eesti mahub 2 foto peale ära. Et oma eelis on kahtlemata ka satelliitidel. Minu aeg on täiesti läinud punasesse.
See ei läinud mitte sellepärast, et Tõnu ütles, et ma olen peremees, aga ma ei jälginud kella hästi. Aitäh teile, tänan tähelepanu eest ja ma soovin, et tänane päev oleks teile kõigile huvitav ja viljakas. Veel kord aitäh tähelepanu eest, aitäh kõigile, kes te meid veebis jälgite.